Kas teil on neid Robloxi kaarte? Tänaseks on neid kaarte siis kogunenud rohkem kui 270 € ulatuses. Nad põhimõtteliselt siis saavad vanemad keelust lahti, et Roblox tahab iga hinna eest näidata, et nende platvorm on lapse ja viimasel ajal järjest rohkem ka lapse vanema sõbralik. Vanem saab piirata lapse igakuiseid kulutusi, kontrollida suhtlust ja hallata kontot. Aga kogu see järelevalve lõpeb üsna järsult seal, kus hakkab füüsiline kinkekaart. Alla 18-aastane vajab Robloxi enda tingimuste järgi selle kasutamiseks vanema nõusolekut. Aga see sama kaart on samal ajal tanklas vabalt müügil lapsele, kellelt ei küsita vanust ega vanema luba. Selle kaardi ostmisega, vastuvõtmise või lunastamisega nõustute tee või nõustute ja vanem või eestkostja. Ehk see justkui on alaealisele piiratud, aga samal ajal ei ole ka. Juhtus see, et ühel hetkel nägin oma lapse asju koristades, et on ilmunud tuppa Robloxi kinkekaart. Sõber kinkis talle, et see on lihtsalt kingitus ja nii see asi jäigi. Siis läks natuke aega edasi, vaatan, et on juba 50 € neid Robloxi kinkekaarte, et need on siis 20 ja 10. Ja no siis ma enam edasi ei uskunud seda lapse juttu ja hakkasime nagu edasi uurima. Ja hakkasin ka guugeldama ja leidsingi, et tegemist on hoopis nagu selliste nagu ettemaksukaartidega siis. Ja tänaseks on neid kaarte siis kogunenud rohkem kui 270 € ulatuses. Nad käivad siis neid pärast kooli siis kohalikus Circle K-st rõõmsasti ostmas. Pärast ostude avastamist võttis Ave Circle K-ga ühendust. Ettevõte kontrollis turvakaameraid ning kinnitas, et lapsed olid käinud kaarte ostmas mitmel korral järjest. Circle K ütles, et kahjustatud turvakoodiga kinkekaarte ei ole neil võimalik tagasi võtta ega nende eest raha tagastada ei saa. Küll aga nad lubasid, et juhtum on ettevõtte siseselt edasi antud ja arutatakse töötajatele täiendavate juhiste andmist. Ehk probleemist on neile teada antud ja nad väidavad, et nad tegelevad sellega. Seega otsustasime kontrollida, kas midagi on päriselt muutunud ka. Saatsime 10-aastase lapse Circle K-sse kinkekaarti ostma. Tere! Kas teil on neid Robloxi kaarte? Okei. See teenindaja isegi küsinud, ta ei küsinud mitte midagi, isegi minu vanust. Palusime Circle K kommentaari. Nad kaamera ette ei tulnud ja saatsid oma vastuse kirjalikult. Circle K Eesti AS-i teenindusjaamades on müügil Robloxi kaardid, mis on noorte hulgas populaarsed ning nende kaartide müük alaealistele ei ole seadusega keelatud. Tegemist on tavalise mugavuspoe kaubaga, mille müügil ei ole kohustus kontrollida ostja vanust. Me eeldame, et alaealisel lapsel on õigus kasutada Circle K-s ostu sooritamiseks raha, mida on talle andnud selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja. Tehingu väärtuse seisukohalt ei pruugi olla eristust, kas laps ostab toidu ja joogikaupu Circle K kauplusest või Robloxi kinkekaardi. Eeldame, et lapsevanem ei võimalda lapsele juurdepääsu sularahale või arvelduskontol olevatele vahenditele ilma piiranguteta. Ettevõttena proovime pöörata tähelepanu olukordadele, kus silmnähtavalt väga noored lapsed tulevad kinkekaarte ostma ning sellistel juhtudel veenduda, et lapsele on vanemate poolt võimaldatud kasutada raha antud tehingu sooritamiseks. Meie eksperiment ja lapsevanemate kogemus näitab, et tegelikult see ei vasta tõele. Minu kõige suurem mure on see, et mina neid lapsele osta ei luba, aga müüjad ainult eeldavad ja müük ikkagi nagu toimub. Antud juhul minu laps ei ulatu isegi näoga sinna kassapiirini ja müüja peab nagu olla kummarduma ja ei olnud nagu imelik, et selliste summade eest nagu järjest neid oste tehti. Ja mis nende kaartidega nüüd saab siis? No nendega ei saa mitte midagi. Need on küll kasutamata, aga ma ei soovi, et ka keegi neid üldse kasutaks või nendega mängiks, et eks ma siis viskan nad prügikasti. Võtsime ühendus ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga. Ligi 300 € prügikasti visata ei tundu päris õiglane, eriti olukorras, kus ostu tegi 8-aastane laps ilma vanema loata ja salaja võetud rahaga.
Kas tõesti jääb vastutus ainult lapsevanema kanda? Üldjuhul ei ole kauplejal seadusest tulenevat kohustust iga alaealise ostu puhul vanema nõusolekut kontrollida. Samas on alla 18-aastase isiku teovõime piiratud ning alaealiste tehtud tehingute puhul tuleb arvestada lapse vanust, tehingu sisu, maksumust ja muid konkreetse juhtumi asjaolusid. Seaduse järgi võib alaealine teha tehinguid vahenditega, mille vanem on talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks andnud. Kui sellist nõusolekut ei ole olnud, võib lapse seaduslik esindaja tehingu hiljem vaidlustada. Kaupleja otsustab ise, milliseid kontrollmeetmeid ta kasutab. Samas ta peab arvestama, et alaealisega tehingu tegemisel kaasneb alati risk, et lapsevanem võib hiljem väita, et tehing tehti ilma tema nõusolekuta. Oletame, et lapsevanem vaidlustab ostu. Mis siis reaalselt saaks? Tarbijakaitse ütles meile, et lapse seaduslik esindaja võib seda tehingut vaidlustada. Kuidas see reaalselt siis välja näeb? Seadus ütleb seda, et alaealise tehtud tehing on iseenesest eelduslikult tühine, välja arvatud siis juhul, kui selleks on antud vanema nõusolek või kui laps on ostnud selle toote oma taskuraha eest. Ehk siis üldprintsiibina peaks keeldama, et see tehing on tühine ja vaidlustamine tähendaks siis seda, et lapsevanem pöördub kohtusse. On ilmselt äärmiselt ebatõenäoline, et kohus seda tühisust tuvastaks, sest väiketehingud on iseenesest lubatud. Ja siis peaks nägema juba ette, et seal on mingid muud teemad, et näiteks ongi ostetud liiga suures mahus või selgelt, et see raha ei ole antud selleks eesmärgiks, aga neid asju juba kohtus tuvastada on päris keeruline. Ja teine suurem probleem on siis sellega, et kui tehing on tühine, see tähendab, et tehingut justkui oleks algusest peale olnud, mis tähendab, et mõlemad pidid peaks toimuma tagasi täitmine, ehk siis müüja peaks andma tagasi raha, aga laps peaks saama tagasi ka toote. Kui toodet ei ole võimalik tagasi anda, kui see on ära kasutatud, siis tuleks see kompenseerida, mis tõttu sa oled täpselt samas olukorras tagasi, et lapsevanem peaks selle kaardi kusagelt mujalt ostma täpselt sama raha eest, et siit nagu majanduslikku võitu ei ole iseenesest. Näide, et kuidas esimese klassi laps mõtleb, et ta ei ole saanud neid kaarte ka aktiveerida, sest et ta ei oska seda teha. Seal on vaja jällegi seda identifitseerimist, tal ei ole selliseid dokumente. Ma võin näidata teile, et antud juhul on tegemist siis minul näiteks selliste kaartidega, et siin on kõik need summad. Tagant on poisid kõik ära kraapinud need turvakoodid ja nad on üldse üritanud neid lihtsalt aktiveerida, aga pole õnnestunud. Piiramatu eridiil! Päriselt piiramatu 5G net, kõned ja sõnumid kõik superhinnaga. Ainult juuli lõpuni. Vaata kohe deal.ee eridiil. Võime siin terve video vaielda selle üle, kes on süüdi, kes oleks pidanud märkama ja kellel on õigus. Aga kõige suurema küsimuseni me ei olegi veel jõudnud. Miks lapsed seda üldse teevad? Miks tahab esimese klassi laps 100 eurode eest Robloxi kinkekaarte? Eriti juhul, kui ta ei tohi Robloxit mängida ega oska neid kaarte isegi kasutada. Tegelikult reaalsus on see, et kui ma olen rääkinud ka siin teiste lapsevanematega, et nii mõnigi on tegelikult leidnud ka oma lapse telefonist jälle selle sama äpi ja on tulnud jutuks, et on ka neid kaarte ostnud, et tegelikult vanemad ei ole teadlikud. Robloxitega saab osta avatarile riideid ja aksessuaare, mänge ja osta endale asju mängusiseselt, mis annavad eeliseid. Robloxi sarnastes sotsiaalsetes mängudes on avatar osa lapse eneseväljendusest, aga ka viis teistega sobituda ja enda staatust näidata, sest mõni aksessuaar on poes kallim kui teine. Sest selles vanuses on kõigil teistel on üks maailma tugevamaid majandusargumente. Täiskasvanu vaatab seda kaarti ja näeb papitükki, millel on peal kood. Laps võib näha midagi, mis sõpradel on. Midagi, millest koolis räägitakse. Mul on nagu tunne, et mõnes mõttes need Robloxi kaardid on nagu kujunenud lapse silmis ka nagu kinnisideeks, et lihtsalt asi, mida omada, et ma ei tea, kellel on rohkem Robloxeid või midagi sellist. Siinkohal võiks öelda, et vanem pangu lihtsalt piirangud peale. Absoluutselt. Roblox lubabki vanemal määrata igakuise kululimiidi, aga nende enda lehel on üks päris oluline erand. Robloxi kuine kululimiit ei kehti kinkekaartide lunastamisele. No, vaatame, selle peab siit ära kraapima, Ja. 3, 2 või? Nii, ja siis ma pean nüüd, kui ma sinna lahtrisse nüüd oma selle linnukese panen, siis ma ütlen, et ma olen vähemalt 18-aastane või mu emme lubab.
no seda oli väga raske teha praegu, seda linnukest siia panna. Vaatame, kas küsitakse midagi veel. Jah, Kahju, jah. kõik. mul on sõpru, kelle vanemad ei luba neil mängu seest seda Robloxi raha osta ja siis nad tulevad siia Circle K-sse oma taskurahaga seda ostma. Nad põhimõtteliselt siis saavad sellest vanemad sellest keelust lahti, et Reaalsus on see, et seda nõusolekut mitte keegi ei küsi. Antud juhul meie peres seda nõusolekut ka ei ole, aga kuna last ei saa ma ka kodus luku taha hoida, siis kui tal tuleb tahtmine neid kaarte minna jälle ostma, et siis on see nagu võimalik. Selle loo puhul ei ole raske öelda, et laps tegi valesti. Ta võttis raha ilma loata ja ostis midagi, mis oli talle keelatud. Aga 8-aastane laps ei saa olla ainus inimene selles ahelas, kellelt oodatakse ideaalset otsustusvõimet. Roblox ütleb, et vanem peab nõus olema. Circle K eeldab, et vanem on nõus. Laps kinnitab, et vanem on nõus ja lõpuks ainus inimene, kes päriselt nõus ei olnud, on lapsevanem. Pärast sellist suurt pahandust, mis meil kodus oli, mu laps läks uuesti mõne aja pärast Circle K-sse, kui Circle K oli juba teadlik tegelikult sellest probleemist ja nad ütlesid, et nad räägivad sellest oma töötajatega ja ka tunnistasid, et see on keeruline juhtum, siis tegelikult minu laps sai jällegi osta siin 40 € eest neid kaarte. Et tänaseks tegelikult mitte sisulist muudatust nagu tehtud ei ole. Kui lapsevanema kontrollist saab mööda ühe tanklas käigu ja ühe linnukesega, siis ei ole küsimus ainult selles, miks laps reegleid rikkus. Küsimus on ka selles, miks täiskasvanute ehitatud süsteem tegi selle talle nii lihtsaks. Õiguslikus mõttes ma arvan, et see vaidlemine ei ole hea idee, aga moraalses mõttes on see kindlasti sügavalt etteheidetav, arvestades seda sama seaduse üldpõhimõtet, et alaealise tehing peaks olema tühine, selleks peaks olema vanema nõusolek ja kui tootja on ise ka ette näinud, et selleks tehinguks tegelikult peaks olema vanema nõusolek, siis on üldiselt pigem üsna ebamoraalne viidata sellele, et aga kuna tegemist oli taskurahaga ostetud tehingu või väikse tehinguga, et siis me rakendame seda erandit, et pigem peaks ettevõtja ise endale peeglisse vaatama, et kas ta peaks sellise tegevusega tegelema, kui tootja ise on juba arvanud, et see ei ole mõistlik. Ma väga loodan, et see jutt levib ja jõuab kellenegi, kes saaks neid reegleid ümber vaadata, kes saaks panna peale tegelikult reaalselt toimiva piirangu või kontrollsüsteemi, et näiteks kui laps läheb Circle K-sse, tuleb kassast teavitus, et on siis mingil määral vanuse kontroll või reaalselt loa küsimine. Et seni, kuni seda ei ole, et ma arvan, et kõik saavad aru, et ka need asutused, kes seda müüvad, et asi on natukene nagu mitte õige.